Mõelge korraks, mis saab siis, kui teadus pühib Jumala pildilt, aga see kõige iidsem hirm surma ees jääb alles. Umbes sajand tagasi tekitas just see küsimus kaks, ütleme nii, et väga kummalist ja teineteisele täiesti vastandlikku liikumist. Mõlemad jahtisid ühte ja sama asja, surma alistamist. See siin on lugu kummitustest ja komissarites ja mis kõige põnevam, kuidas nende pärand on tegelikult elus ja terve ka meie tänapäeva maailmas. Ja see tsitaat siin, see ei ole pärit mõnelt poeedilt või ütleme preestrilt. Ei, selle ütles välja Charles Darwin ise. Ja see ongi tegelikult Darwini teooria tume, peidetud süda. Sest kui me, inimkond, oleme kõigest üks väike lüli evolutsiooni lõputusahelas, mis siis takistab meid ühel hetkel lihtsalt välja suremast? See küsimus hakkas kummitama tervet ajastut. Vaadake, enne Darwinit oli meil justkui mingi eesmärk. Pärast Darwinit oli meil lihtsalt päritolu. Asi ei olnud ainult selles, et tema teooria esitas väljakutse religioonile. See oli midagi palju sügavamat, palju hirmutavamat. See vihjas võimalusele, et kogu meie liigi suur lugu, see võib ühel päeval lihtsalt lõppeda, vaikuses ja unustuses, täpselt nagu see juhtus dinosaurustega. See oli ikka täielik murrang maailmavaates. Kujutage ette, ühel pool on maailm, mis on tulvil jumalikku eesmärki, kus on olemas lubadus hinge surematusest. Ja siis teisel pool on uus reaalsus, kosmiline ükskõiksus ja see näriv hirm täieliku lõpliku hävingu ees. See oli tõeline šokk ja see lausa karjus vastuse järele. Nii et jah, just see küsimus kummitaski kogu 19. sajandi lõppu ja see tõukas tagant kahte uskumatult radikaalset ja nagu me kohe näeme, täiesti vastandlikku katset surma põlvili suruda. Niisiis, vaatamegi neist esimest. Ja esimene vastus tuli, üsna ootamatus kohast. Kujutage ette rühma viktoriaanliku ajastu tippintellektuaale. Teadlasi, mõtlejaid. Nad otsustasid, et ei hakka surmajärgset elu otsima piiblist või pühakirjast. Ei, nemad läksid laborisse. Nende loogika oli tegelikult halastamatult lihtne. Kui hing on tõesti olemas, siis peab seda olema võimalik ka kuidagi mõõta. Oma tegevust nimetasid nad psüühiliseks uurimuseks. Ja siin on võti. Unustage igasugune usk. Nemad tahtsid külmi kõvu fakte. Nende suur eesmärk oli muuta hauatagune elu teaduslikuks tõsiasjaks. Sisuliselt üritasid nad surematust, kujutage ette, katseklaasi panna. Ja nad uurisid absoluutselt kõike, alates seanssidest kuni automaatkirjutamiseni. Nende kõige ambitsioonikam meetod oli aga midagi, mida kutsuti ristkirjavahetuseks. Mõte oli selles, et vaimud saadavad pisikesi sõnumikilde erinevatele meediumitele üle terve maailma. Ja kokku pidi sellest moodustuma omamoodi kosmiline pusle. Aga tulemus? Aastakümneid kestnud töö ei andnud mitte ühtegi selget vastust, mitte ainsatki. Tõestuse asemel sattusid nad hoopis lõputuse ebaselguse labirinti. Aga samal ajal, kui viktoriaanid jahtisid kummitusi, võttis üks teine rühm materialiste kaugel Venemaal hoopis teise suuna, täiesti teise. Vaatake, nemad ei tahtnud leida hinge mašina seest. Nemad tahtsid mašina endaga, ehk siis inimkehaga, midagi radikaalset ette võtta. Nad tahtsid selle täielikult ümber eitada. Nende filosoofia oli ausalt öeldes jahmatavalt lihtne ja see kandis nime Jumala ehitus. Mõelge selle nime peale. Idee oli selline, kui me ei suuda tõestada, et hing on surematu, siis pole probleemi, muudame teaduse abil keha surematuks. Loogika oli, et inimkond ei pea enam ootama mingit jumalat, inimkond peab ise jumalaks saama. Jah, Jumala ehitajate eesmärk oli ei midagi vähemat kui füüsiline surematus kogu inimkonnale. Nad olid veendunud, et kui rakendada kogu riigi võim teaduse teenistusse, saab inimliigi lihtsalt ümber kujundada ja selle pöörase visiooni keskmesse tõusis peagi üks konkreetne mees. Mees, kellest pidi saama nende esimene surematu Vladimir Lenin. Ja siit jõuamegi selle Jumala ehituse projekti kõige ülima väljenduseni. Katse säilitada Lenini keha igavesti. Selleks loodi lausa ametlik komisjon, eesmärgiga võita surm ühe ainsa mehe puhul, et siis näidata teed edasi kogu inimkonnale. Nii, Lenin sureb aastal 1924 ja alguses tundub kõik tavapärane, aga siis ajutisest balsameerimisest saab kiiresti midagi palju-palju kummalisemat. Üks neist Jumala ehitajatest, teadlane Leonid Krasin, üritab Lenini keha krüogeenselt külmutada. See on põhimõtteliselt ajaloo esimene krüoonika katse ja see ebaõnnestub. Täiesti katastrofaaliselt. Aga kas nad matavad Lenini maha?
ei, selle asemel nad hoopis kahekordistavad panuseid ja loovadki selle kurikuulsa surematuse komisjoni. Ainus eesmärk – leida viis, kuidas peatada lagunemine. Igaveseks. Ja selle kõige taga oli muidugi üks suur utoopiline unistus. Nad siiralt uskusid, et kui nad suudavad päästa revolutsiooni isa surma käest, siis on see võimas sümbol. Sümbol tulevikule, kus kogu inimkond võidab looduse. Tulevikule, kus keegi ei pea enam surema. Leninis säilitatud kehast pidi saama esimene samm teel surematusse kommunistliku paradiisi. Aga just siin peitubki loo kohutav iroonia, sest samal ajal, kui kogu riigi teaduslik eliit üritas päästa üht ainet meest surmast, ehitas see sama režiim üles massiivse mašina, mis jagas surma täiesti enneolematus ulatuses. Ja see number siin, 250 000. See on hinnanguline karv inimesi, kelle nende endi salapolitsei hukkas režiim esimese 4 aastaga. Ja see tsitaat siin, see paljastab selle mõtlemise külma ja kohutava tuuma. Loogika on lihtne. Kui sa ehitad täiuslikku, surematu tulevikku, siis muutub praegune, tänane inimelu tähtsusetuks. See suur ja üllas eesmärk pühitses absoluutselt iga abinu. Ja see loogika viidi oma kõige verisema ja jõhkrama lõpuni. Nüüd võiks ju mõelda, et okei, need on lihtsalt mingid kummalised lood kaugest minevikust. Aga tegelikult see unistus surma alistamisest on täna elavam kui kunagi varem. Sest need vanad püüdlused ei olnud mingid tupikteed. Ei, need olid tänapäeva kõige pöörasemate ambitsioonide otsesed eelkäijad. Võib öelda, et surematuse komisjon ei pannudki tegelikult oma ukse kinni. Unistus lihtsalt vahetas ideoloogia tehnoloogia vastu. Vaadakem korraks tänapäevast krüoonikaprotsessi. See on ju peaaegu üks ühele seesama, mida Leonid Krassin üritas Leniniga teha, lihtsalt muidugi palju kõrgtehnoloogilisemalt. Aga eesmärk on täpselt sama. Peatada aeg, peatada lagunemine ja loota, et tulevikuteadus suudab korragi surma tagasi pöörata. Ja tänapäeval on sellel unistusel tõepoolest mitu nägu. Meil on krüoonikud, kes lasevad oma kehas sügavkülmutada. Meil on biohäkkerid, kes püüavad meeleheidlikult vananemist peatada. Ja muidugi meil on singulaarsuse profeetid, eesotsas Ray Kurzweiliga, kes usuvad, et me laeme varsti oma teadvuse arvutitesse. Nad kõik on omal mool jumala ehitajate kaasaegsed järeltulijad. Ja see kõik toob meid tagasi ühe keskse ja ma ütleks, et üsna ebamugava küsimuse juurde. Kas see inimkonda iidne unistus igavesest elust on tõesti tee pääsemisele või on oht, et me lihtsalt kordame mineviku kõige kohutavamaid vigu, aga lihtsalt uues, kõrgtehnoloogilises kuues ja riskime selle käigus oma enese inimlikkuse kaotamisega? Aga võib-olla peitub vastus hoopis kuskil mujal, teistsuguses arusaamises. Võib-olla selles, et tõeline ilu ja tähendus ei peitugi igavikus ja püsivuses, vaid hoopis surelikkuses endas. Nagu üks ilus mõte ütleb, langevas lehes on rohkem päikesepaistet.